Jällegi võidetud mäng, esimene mäng, mis me suutsime ründalauas ilusti käia, kaitselauas käia, suutsime kaitses vahepeal asjad korras hoida, kuigi tegime jällegi pallikaotusi liiga palju, ma ütleks. Lasime vastased liiga palju jooksma, said üle välja, joosta lõpuni välja, ei suutnud hoogu maha võtta lihtsalt. Lasime neid jooksma ja kuigi neil oli väga lühike pink, ma ütleks, ja meil oli nagu pikem, oleks pidanud üle jooksma, siis kuidagi juhtus täna nii, et nemad jooksid hoopis meid üle ja tundub, et tänane mäng jäi ikkagi füüsi ja kogemuste taha, kuna lõpus viimased 5 minutit kuidagi rünnakul väga kangestusime ja jäime lootma lihtsalt 1-1 peale ja mis ei töötanud ja sinna see mäng, ma arvan, läks ka. Tänane mäng oli selles mõttes huvitav, et vastasvõistkonna kandev kontingent oli läinud Eibli mängudele ja Keila tuli välja väga tugeva viisikuga, mida toetasid 2 nooremat mängijat. Et selle hooajal meil polegi nii tugevat algviisikut vastas olnud ja meie võimalused olidki seotud sellega, et põhiviisikuga vastu mängida ja kui vahetatakse sisse nõrgemaid mängijaid, et siis püüda neid olukordi ära kasutada. Mõned situatsioonid õnnestusid, aga lõpptagajärg on selline, et me siiski sellega päris hakkama ei saanud. Laud jäi sel korral viiki, selles mõttes oli mängupilt parem. 21 pallikaotust teeb meele mõruks ja meeste otsused vajavad ka natukene ümbermõtestamist, sest kõik, mis väljakul toimus, ei olnud kahjuks, ma isegi ei oska seda sõna öelda. Tervikuna mäng oli võidetav järjekordselt, aga kahjuks ei tulnud. Nüüd tuleb pikem mängupaus, kes meid välismängudel näha tahab, siis 2. jaanuaril mängime Tehnikaülikooliga Tallinnas.